Tere õhtust, austatud akadeemia, kenad kuulajad. Mina olen Laur Järv ja vist juba 9. korda teie ees niisuguse loenguga. Olen varem rääkinud universumi algusest ja lõpust, mustadest aukudest, seest ja väljast ja paljust muust teatud sellise motoga teadmatuse teadmine. Sest kui me jõuame teaduse eesliinile, siis me taipame, et me asju ei tea ja see ongi tegelikult meie kõige suurem teadmine. Nüüd olles käinud läbi mitmesugused sellised fantastilisedki ja äärmuslikud teemad, olen jõudnud päris suurte anomaalsete teemadeni ja veel fantastilisemate teemadeni. Püüan neist rääkida siis, nagu ma olen, teoreetilise füüsiku vaatepunktist. Aga sissejuhatuseks, nagu ikka, teatud viited ajaloolistele ja klassikalistele ülestähendustele. Nimelt Hans Glaser, kirjakunstnik Nürnbergist, paneb kirja aastal 1561 niisuguse ajalehe eelkäija formaadis üllitise, kus räägib järgmist, et 14. aprillil Koidu ajal, päeva ja siis öö vahepeal, ilmus päikese tõusul tõeliselt kohutav vaatepilt, mida nägid paljud mehed ja naised Nürnbergi linnas, selle väravate taga ja ümbruskonnas maal. Nimelt päikese ümber oli näha arvukalt ümmargusi kerasid, mõned sinakad või rauakarva, aga ka mustad. Teised olid veripunased ja paiknesid rõngastena päikese mõlemal küljel. Veel teised ilmusid kolmeste kaupa ridadesse ja veel teised olid paigutatud ruutudesse ja nagu siin näete pildil, ta kirjeldab, kuidas mõned olid torudes ja mõned olid ristidena ja nii edasi. Ja siis nad kõik hakkasid omavahel jagelema. Pallid lendasid esmalt päikese poole, siis tagasi välja ja põrkasid üksteisega kokku. Peagi hakkasid ka suured torud palle tulistama ja üksteist kõmmutama. Ja tunni aja jooksul vaidlesid ja võitlesid kõik raevukalt, tõustes ja langedes päikese ees ning pingutades end kurnatuseni. Lõpuks, nagu teatatakse, laskusid nad taevast aeglaselt maa poole. Põlevana langesid nad suure suitsuga maapinnale ning põrmustusid tükkideks. Pärast seda vaatemängu nähti taevas suurt ja jämedat musta oda, mis on ka siin pildil kujutatud, mille varus oli suunatud ikka ja ots läände edasi. Ja et seda vaatepilti mõtestada, siis kirjakunstnik räägib, et ainult Jumal teab, mis on selle vaatepildi päritolu, ja ütleb ka sellise moraali vahele, et oleme kahjuks nii tänamatud, et põlgame selliseid Jumala märke ja imesid, räägime neist pilkavalt ja eirame neid ja andku Jumal meile armu, et selliste hirmutavate vaatepiltide järel ei sünniks midagi kurja. Et võib-olla ka tänase loengu mõte on mitte rääkida pilkavalt ja eiravalt, vaid püüda mõtestada, mis me siis näeme. Et tundmatud lendavad objektid. Juba pilt siin viitab, millest me räägime, et ei vaja pikemat sissejuhatust meie kultuuris, aga enne kõigepealt mõned sellised sissejuhatavad konteksti panevad mõtted. Et esiteks, et tegemist on ikkagi lugudega ebatavalistest nähtustest. Neid on inimesed rääkinud ajast aega, need on populaarsed, levivad, sellel omad põhjused ja meetodid. Aga siis mõned lood on sattunud ka tuntud ajalehtede esikaanele, siin Washington Post aastast 1952 ütleb, et kuidas üks taldrik kimas ära nende hävituslennukite eest. Oli põnev aeg seal Washingtonis, need tundmatud lendavad objektid kimbutasid päris palju lennujaama ja linnarahvast ka, või seal ümberkaudu. Lugudest on tehtud ka siis jooniseid, näiteks siin järgmine alumine on CIA-s, on siis Ameerika luure keskagentuuri arhiividest. Need on tuhanded, kümned tuhanded, võib-olla 100 000 dokumendid igasugustest välisafääridest, seal hulgas ka siis mõned anomaalsed nähtused seal avalikustatud, neid saab internetis lugeda. Siin on kellegi käsikirjaline joonis ja kirjeldus, mida ta siis nägi, kuidas oli taldrikukuuline selline objekt lendamas
pealt siis mingisugune selline tornik ja ümber näeb välja nagu taldrik, alt siis peaaegu nagu tühi, taldriku moodi, sellest ka see nimi, ümmargune, võib-olla natuke pöörles, mingisugused tulukesed siin ääres. Ja lugude puhul on huvitav, et ka siin raudse eesriide taga Eestimaal nähti sarnaseid asju. Igor Volke oma raamatus Eesti anomaalsete keskkonnanähtuste X-failid, suur mahukas teos on, pannud kõik kirja ja nüüd võime neid lugeda ja mõned on ka saadetud selliste joonistega. Aastat 1982, 1985, siin 2 joonist ma võtsin, et natuke meenutavad samamoodi ümmargused, mingid tuled siin ääres, imelikud, siin ka meenutab natuke, antud juhul siis kas kiivrit või ka taldrikut, jällegi mingid tuled siin vilguvad all. Et huvitav, et lugude motiivid korduvad. Kas see infovahetus siin üle ookeani ja reiside ette ja taha oli, sel ajal seda ma ei oska öelda, aga igal juhul mingid motiivid korduvad ja kuna tegemist on lugudega, siis eks neid uurivad folkloristika ja semiootika oma meetoditega ja mul on hea meel, et meie akadeemias on ka spetsialiste sellel teemal, kes võivad ka sellest tähemalt rääkida. Nüüd teine aspekt on see, et ebatavalised kogemused kipuvad tihti samal inimesel või perekonnaliinis kuidagi korduma. Ka siin Igor Volke raamatust mulle jäi nagu meelde üks fraasike, et ufosid ma olen näinud palju, aga olen teid ainult 6 korda. No ikkagi on väga tõsine korduvus, et teised ei näe üldse. Ja siin tekib kahtlus, et võib-olla on see kuidagi siis ka mingisuguse psühholoogia või meditsiini uurimiste teema. Nüüd viimasel ajal on käibele tulnud ka selline mõiste nagu hitchhiker efekt, et uurijad käisid seal Utah osariigis uurimas teatud anomaaliaid ja kohtasid neid ja anomaaliad tulid nendega koju kaasa. Pärast kogu perekond nägi mingisuguseid kerasid läbi seina tulemas ja minemas ja teisi anomaaliaid, nii et kuidagi inimesega kaasas, et kas see on mõned, kes on vastuvõtlikud või on hoopiski siis mingi anomaalia poolt mõjutatud ja siis uued anomaaliad ilmuvad. Aga see ei ole jällegi minu ampluaa on rohkem selline teoreetiline füüsika, mõtleme nüüd selles võtmes, et äkki on siin taga ikkagi mingi uus loodusnähtus või tehnoloogia. Et meil on raske katseid korrata, meil on raske teha mingeid eksperimente, need ilmuvad nagu juhuslikult, kuigi mõnedele tihedamini, aga mõtiskelema teoreetilise füüsika meetoditega selles loengus, millega võiks olla tegu, sest need käitumised on anomaalsed ja kuidas need võiksid siis mahtuda meie füüsikalisse maailmapilti. Nii et jutujärg on mul selline, et kõigepealt teen ühe väikse ajaloolise kõrvalepõike meteoriitide uurimisse. Siis räägin tundmatute anomaalsete nähtuste, nüüd on see uus vormel siis UFO asemel, et UAP. Nendel on teatud omadused, mis korduvad, 5 veidrat omadust välja võib tuua. Ja siis hüppan juba füüsikateooriasse, üldreaktiivsusteooriasse, on tuntud lahendid. Alcubierre ja Notario, varpajamid. Nendel on omad probleemid eksootilise mateeriaga, räägin nendest. Siis räägin sugulaslahenditest üldreaktiivsusteoorias, need on aegruumi ussiaugud ja siit tuleb ajamasina probleem. Ja siis mõned kokkuvõtvad mõtted lõpuks loengu kokkuvõttena. Nii et kõigepealt väike vahepala meteoriidid. Eks ole, meteoriidid on tihti rauast, neid juba siis leiti ja on leitud meteoriidi rauast tehtud mõõku ka pronksi ajal, aga enne kui sai selgeks raua sulatamise kunst, rauamaagist on seda rauda raskem kätte saada kui meteoriidist, nii et need iseenesest meteoriidid olid tuntud inimestel ammu, aga spekulatsioonid siis, kust nad on tulnud, mis need on, et midagi nähti ka langemas ja siis juba Aristoteles ja Plinius Vanem ja antiigi loodusteadlased arutlesid, millega on tegu. Et nad, kas on nad maalt tugeva tuule või vulkaanide poolt õhku tõstetud, mingisugused kivid või õhus auru ja tolmu
kondenseerumisel tekkinud sellised. Noh, võiks öelda, et kui vulkaanist tuleb tuhka, siis ta võib-olla äkki kuskil kõrgel muutub kiviks ja kukub alla. Aga see on selline spekulatsioon edasi ja tagasi. Ja nüüd, kui me jõuame valgustusaega 18. sajandisse, siis Newtoni järgi oli ühtlane arusaam, et maavälises ruumis maast väljaspool ei saa suvalisi kivisi olla. See on väljamõeldis ja fantaasia, et kui keegi väidab, et ta nägi mingisugust kivi kukkumas, noh, väga harva juhtub, et see on ikkagi puhas lori ja rahva jutt. Ja siin on üks 16. sajandi selline gravüür ja natuke käsikirjast võetud pilte, siis kuidas taevast kukub kivi, võib siis purustada puid, aga võib ka inimesele pihta minna. Ja siin on nagu mõned väidetavad sellised kivitükid siis näha ja seostati neid kas siis toori haamriga või kuidas on toori vasaraga, millegi pärast sellised vasara moodi, et kivid neile paistsid. Noh, augud olid sees. Aga teadus arenes edasi ja ikkagi inimesed järjest nägid, et taevast kukub kive alla. Et on meteoorid, mis on sellised vilksavad korra taevas ja põlevad ära, aga siis meteoriidid on need, mis kukuvad maapinnale. Ja üks siis juhtum, millest kirjutasid mitmed siis ka ajalehed ja nii edasi, et Prantsusmaal Barbataani lähedal sabaga tulekera kukkus taevast, oli kõva kõmakas ja kivirahe. Ja kui nüüd Prantsuse Akadeemia seal juba hakkas uurima, millega tegemist, küsis linnapealt, et noh, et eks ole, see on ju lori, siis linnapea vastas, et ta kinnitab koos abilinnapeaga oma au nimel, et sellel sündmusel oli vähemalt 300 auväärset vaatlejat, linnakodanikku. Ja pärast Akadeemia siis natuke heitis nende üle nalja, et no ikkagi rahva jutt ja inimesed usuvad seda, ka linnapea ja nii paljud on võimelised sellega kaasa minema. Mõtted arenesid nii ja naa, meteoriitika rajajaks peetakse, ütleme seal Slovakkia ja Saksa päritolu teadlast Ernst Chladni või kuidas hääldada. Tema teos, mille üks trükk ilmus ka Riias muide, väidab, et siis need metallirikkad kivid tulevad ikkagi kosmosest. Et see on kas planeetideks koondumata materjal või siis planeetides kuidagi mingid killud välja lennanud. Et ikkagi kosmosest ja täiesti päris nähtus, mitte rahva jutt. Ja huvitav on see, et siis sündmus, mis veenis teadusavalikkust, et meteoriidid on päriselt olemas, kuigi neid vaadeldakse nii harva, on sündmus, mis toimus 26. aprilli 1803 kella 1 paiku päeval, siis ligi 3000 tükist koosnev meteoriidi sadu langes alla Põhja-Prantsusmaal Laigli rinna lähedal. Ja teadus hakkas seda aksepteerima sellepärast, et paneme mõned kirja need olulised aspektid ka siin, et uuris Prantsuse Teaduste Akadeemia liige Jean-Baptiste Biot, kes oli tollal noor teadlane, aga hiljem on temalt väga austusväärseid tulemusi ja isegi on Biot-Savart üks seadus on lausa elektromagnetismis, nii et tuntud teadlane uuris ja seda siseministri ülesandel, et akadeemia taga ja riigivõim taga. Ja seda sündmust on kirjeldatud põhjalikus teaduslikus raportis, ära toodud kõik asjaolud, kaardid ja nii edasi. Ja tõesti korjati sealt palju sarnase koostisega kivisid, mis on kohalikule geoloogiale võõrad, ei saa olla sealt kohalikku päritolu ja vaevalt, et keegi nüüd koormate viisi neid kivisid ka oleks kusagilt mujalt sinna toonud. Ja sündmusel on ka erineva taustaga tuhandeid tunnistajaid. Et see on siis näide, mis veenab, et mingi nähtus, mida on raske vaadelda, on tegelikult olemas. Ilmselt nende tundmatute õhuobjektidega me veel selles faasis ei ole, aga siin on ka näha, mida on vaja, et see faas muutuks. Nüüd päris ainult lugudega enam ka tegemist ei ole. Et
aastal 2017 avaldasid siis New York Times ja siis ka Washington Post mõned USA sõjaväe lennukitelt tehtud videod, infrapunakaameratega salvestused. Ühe kaader on näha siin ja 3 need videot on siis ka loetletud, nendel on omad nimed, nad on tuhandeid kordi internetis, on neid miljoneid kordi internetis neid vaadatud ja uuritud ja analüüsitud ja kõigil on ka siis kaasas tunnistajad, kes ütlevad, et tõesti video on autentne ja ka USA kaitseministeerium nüüd ei ole mitte seda ümber lükanud, vaid on lõpuks kinnitanud, et tõesti video on tehtud nende aparaatidega ja tegu on tundmatute õhuobjektidega, mida nad ei suuda tuvastada. Et jah, siin on siis, see kolmnurk tähendab, et see kaamera on selleks, et vaenlase lennukeid ja lennumasinaid siis fookuses hoida ja ta on siis saanud ka ühe sellise objekti kätte pildile. Ja hiljem neid videosid on natuke juurde tulnud, väga palju neid ei ole, aga mõned juba siis on, mille kohta siis on tunnistus, et nad on tundmatutest objektidest. Ja veel enam, USA kongressis on toimunud 2 avalikku kuulamist, need on YouTube'is vaadatavad, kus samad siis sõjaväe endised ametnikud tunnistavad, ütlevad, et tõesti neid objekte on, mitte ainult siis need videos, vaid et neid on rohkem. Nad on näinud paljusid või kuulnud teistelt praegustelt sõjaväelastelt nendest objektidest. Need objektid käituvad mõtestatult, see tähendab mitte lihtsalt ei aja oma asja, vaid et kuidagi suhestuvad nende lennukitega, kes neid jälgivad. Näiteks liiguvad lennukite lähedal või teevad kaasa lennukitega mingeid manöövreid, aga mitte päris looduslik objekt see vist ei ole. Ja loomulikult on tegemist võimaliku ohuga julgeolekule, et kui õhuruumis on ikkagi asju, mis liiguvad imelikult, siis, ja me ei tea, mis nad on, siis nad on ohuks. Siin on teema see, et miks neid ei avalikustata, selliseid videosid on, et mitte, et võib-olla kartus on nende objektide enda suhtes, vaid et kartus on selles, et vaenlased ja vastased saavad teada, millised on nende kaamerate võimekused, et millega USA armee suudab objekte tabada, et seda ei taheta avalikustada ja kõik need, kes on siis nii-öelda veel praegused töötajad, need peavad siis oma konfidentsiaalsusvandest kinni ja seetõttu seda infot väidetavalt on hulga rohkem, kui niimoodi välja tuleb. Aga jällegi, võib-olla on tegemist keeruliste lugudega või lugudega lugudest, me ei tea. Tundmatute anomaalsete nähtustega 5 veidrat omadust. Luis Elizondo, endine Pentagoni siis selle programmi direktor, kes on endine, siis on üks selle avalikustamisega, üks käimatõmbaja ja vedaja, toob esile 5 sellist olulist punkti, mida nende lenduobjektide puhul tähele panna. Esiteks, neid iseloomustab gravitatsioonivastane tõstejõud. Need objektid näivad nagu trotsivad gravitatsiooni ilma mingi nähtava tõste- või tõukejõu mehhanismita. Kas siis justkui nagu siis hõljuvad või siis lendavad ja ei paista olevat mingisugust seadeldist, mis seda nagu lubaks neil teha. Muidu, kui meil on helikopter, siis me teame, et helikopter lendab selle tõttu, et helikopteri tiivad suruvad õhku allapoole ja siis helikopter selle tõttu püsib, et lennukis samamoodi tiivad on sellise kujuga, et kui lennuk lendab, siis mõjub talle niimoodi selline õhus hoidev jõud, aga miski jõud peab teda ka edasi vedama, selleks on siis propellerid või mingisugune reaktiivmootor või midagi niisugust, et nende objektide puhul seda näha ei ole.
Igaks juhuks ma nüüd ka mainin seda, et kõik need objektid ei ole sugugi need taldrikukuulised, on igasuguseid, on kerasid, on mingisuguseid rombe või selliseid, mitte siis taldriku, vaid mingisuguse muu kujuga, mingeid torukesi, kolmnurki leiab ka. Nii, siis teine punkt on, et äkiline ja kohene kiirendus. Et see on huvitav, et kui nad tõesti, et kas see lennukitega kohtudes, kord oli ta merepinna lähedal hõljus ja siis juba murdosa sekundi võrra oli praktiliselt atmosfääri ääre peal mitmekümne või 10 000 kilomeetri meetri kõrgusel. Ja see liikumine pidi olema nii järsk, et raske oli seda isegi jälgida. Aga kui nüüd miski asi nii kiiresti liigub, siis ta esiteks on vaja energiat, et ta saab, kiirenduse jaoks on vaja jõudu, jõu mõjumiseks on vaja energiat, et kui nüüd arvutada välja, et ta sealt merepinnalt tõusis pilvede kohale, kõrgete pilvede kohale, siis see energia võiks olla võrdeline inimkonna selle aja energia tarbimisega. Et kuidagi selles masinas pidi see olema varjul. Ja teiseks tohutud gravitatsioonijõud, et kui auto sõidab vastu seina, siis ta ka liigub kiirendusega ja kõik läheb sodiks, aga kui nüüd see objekt siin lendas murdosa sekundiga, kiirendas ennast mingile suurele kiirusele ja siis teistpidi pidurdas ennast, et jõuda pilvepiirile kohe, siis need jõud peaksid olema seal veel suuremad seal sees. Et raske öelda, kui seal oleks elusolendeid, siis need oleksid nende raskusjõu mõjul muutunud ühtlaseks mingisuguseks ketšupiks ja kui seal on ka mingid elektroonikasüsteemi, siis tõenäoliselt need oleks ka ühtlaseks massiks muutunud ja see asi ei saaks töötada. Aga ometigi niisugune vaatlus on olemas. Kes tahab lugeda neid, siis võib täpsemalt saada ühikutest ja et kui palju jõudu ja kui palju energiat, siis üks tore artikkel füüsikaajakirjas Entropy, Kevin Knut, siis nendest tuntud siis nähtuste kirjeldustest püüab välja arvutada, kui palju energiat, kui palju jõudu ja nii edasi on vaja. Et see liikumine saaks toimuda. See Entropy pole nüüd mingisugune juhtivaakiri, aga pole ka rämpsaakiri, nii et asjad on seal üsnagi füüsikutele omases keeles kirja pandud. Eks ole, võib ju mõelda, et see kõik kõlab sarnaselt nagu kindlasti olete lugenud, et kui jõuluvanal on vaja jagada pakke kõigile maailma lastele jõuluöö jooksul, siis kui suur pidi olema tema kiirus, et kõikides kodudes ära käia, eks ole, niisugune arvutus on ka võimalik teha, aga ometigi, ma arvan, iga 7-8 aastane inimene juba teab, et jõuluvana pakkide jaoks on mingi parem seletus, kui ta kiiresti lendas. Ja ütleme, Ameerika sõjavägi ei aja teda ka mööda siis taga või filmi teda, ei ole teda veel nähtud kaadris. Aga neid siis on. Nii, kolmas punkt, üleheli kiirus ilma kaasmõjuta. Et kui mingi asi liigub läbi õhu, siis esiteks peaks tekkima helikiiruse ületamisel selline pauk, lööklaine. Mina olen veel selles põlvkonnas, kes mäletab Tartu sõjaväe lennujaama ja kuidas siin lennukid siis tegid oma trenne ja siis ikka pauke käis seal ka ja mind väiksena see väga lõi tõeliselt rööpast välja. Aga nüüd nende lennumasinatega mingit sellist lööklainet ja pauku ei käi kaasas, ei ole täheldatud. Ja teiseks, kui ta kiiresti liigub õhus, siis peaks mingisugune kuumenemine toimuma, hõõrdumise, õhutakistuse tõttu. Et need kivid, mis taevast langevad, meteoorid ja meteoriidid, need ka õhusõõrumise tõttu kuumenevad ja selle tõttu me näeme, nad hakkavad seal särisema, helendama ja põlevad lausa ära. Aga see objektikene siin nähtus liikus ja mingisugust kuuma jälge, mingit saba tema taha ei tekkinud. Jällegi imelik, anomaalia. 4. punkt, kehv vaadeldavus. Et seda
objekti on raske või neid tüüpi objekte on raske tuvastada radarite või ka visuaalse jälgimise abil. Palju on püütud kaameraga teha mingeid pilte, aga need on kõik udused ja imelikud ja ka radarile mõnikord ilmub, mõnikord ei ilmu, mõnikord ilmub seal mitmekordselt mingisuguseid valekujutisi ja keeruline pilt, raske interpreteerida, et miks see niimoodi on. Noh, me muidugi nüüd tänapäeval teame, et või mis siin kuulame Ukraina sõjast iga kord, kuidas on elektroonilise segamise vahendid kõik ja nii edasi, aga ikkagi ei ole õnnestunud häid pilte neist teha. 5. punkt on keskkondade vaheline liikumine. Et näiks, et nad on nagu näiteid, kuidas nad liiguvad sujuvalt õhust vette ja veest siis õhku ja kosmosesse. Et kuidas sukeldub õhust vette siis ja suurel kiirusel, siis peaks ju tekkima mingi tohutu veelärtsakas, lained üles lööma, aga ei ole, lihtsalt mulksti sisse, liigub kiiresti vee all, on võimalik vaadata ja siis tuleb jälle välja ja läheb edasi. Et inimeste lennumasinad ja liikumismasinad ikkagi on sellised, et on kas siis liiguvad õhus nagu lennukid ja helikopterid või liiguvad vees nagu valvelaevad. Allveelaev ei tõuse õhku ja ei hakka lendama veest väljas. Ja ammugi siis mitte kosmoses, et iga keskkonna jaoks on inimestel oma tüüpi lennuvahend. Aga need paistavad kõik liikuvad nii, nagu tahavad ja igas keskkonnas. Ühesõnaga see küsimus nüüd, mis siis püsti on, et neid ei saa tavapäraste füüsikaliste arusaamadega seletada, see ei ole tavapärane füüsikaline liikumine ja tehnoloogia, et mis see siis saab olla, et kuidas niisugust nähtust, kui ta nüüd on olemas ja ei ole lugu, kuidas saaks panna selle tänapäeva füüsika konteksti. Et see ongi siis minu edasise loengu sisuline küsimus. Aga palju pole vaja uurida ja mõtelda, sellepärast, et võib-olla vastus mingil määral on isegi juba olemas teoreetilises füüsikas. Mitte nüüd keskne teema, aga mitte enam ka marginaalne. Asi, millest on kirjutatud 10 sadu artikleid tegelikult. See üks jutulõng läheb meil aastasse 1994, kui Miguel Alcubierre, kes praegu on Mehhikos professor, aga siis sel hetkel oli ta Walesi ülikoolis, avaldas siin sellise artikli The Warp Drive Hyperfast Travel Within General Relativity, ajakirjas Classical and Quantum Gravity. Täiesti korralik ajakiri ja korralik artikkel. Mis on tema idee? Et võib-olla ta pole mõjutatud mitte niivõrd nendest tundmatutest anomaalsetest nähtustest, kuivõrd teist tüüpi lugudest, teaduslikust fantastikast, Star Trek ja muud, kus on varpajamid, nii ta siis seda lahendit hakkas kutsuma. Ja idee on järgmine, et kui meil on sõiduk, mis suudab mõjutada ruumi, niimoodi, et selle sõiduki liikumise ees surutakse ruumi kokku, nii nagu siin joonisel mingil määral peaks olema näha, surume kokku ja taga see ruum paisub. Et niimoodi see on võimalik, sest ruumi paisumisele ja kokkusurumisele üldrelatiivsusteooria otseseid piiranguid ei sea. Piirang on sellest, et kui kiiresti läbi ruumi saab liikuda, aga kui kiiresti ruum saab paisuda ja kokku tõmmata, sellele piirangut ei ole. Ja kujutame ette, et meil on niisugune mull, ees surume kokku, taga paisub, siis ja see paisumine ja kokkusurumine võib olla kui tahes kiire, siis me võime kui tahes kiiresti jõuda ühest punktist teise. Ilma, et me rikuks seda, et valguse kiirust oleks vaja ületada kusagil. Ja et see oleks nüüd ka, et seal oleks ka võimalik kaasa sõita, siis mulli sees me eeldame, et on tasane ruum, mingisugust liikumist seal ei ole, siin on küll kujutatud rakett, aga see on täiesti paigal. Sõitja istub seal sees rahulikult, et muidu kui läbi ruumi liikuda mingi kiirusega, siis
siis aeg hakkab aeglustuma, aga kuna tema on selles mullis paigal, siis tema aeg ei aeglustu, käib nagu siin mulli ümber, see taustaaeg. Ja see liikumine on inertsivaba, ehk talle ka mingisuguseid neid kiirendusel tekkivaid G-jõude ei mõju. Ja mullist väljaspool on tasane ruum, nii siin ümber. Et seda moodi annaks nagu liikuda küll. Ja mõtleme, mil moel see liikumine võiks siis haakuda ka nende 5 tunnusega, mis on anomaalsetel nähtustel. Ja kuidas see nüüd täpsemalt siis käib? Et võimalik gravitatsioonivastane tõstejõud tõesti olemas, et see ajam või see liikur kontrollib oma asukohta, liikudes siis sobivalt ruumiga manipuleerides, ta paisutades või kokku tõmmates. Et ta võib kas hõljuda või liikuda, millegipärast erinevates UFO juttudes on niimoodi, et taldrik kas hõljub ja siis, kui ta tahab ära lennata, siis tõuseb pilvede kohale, keerab ennast külili ja siis lendab minema. Et selline lugu, motiiv, mis kordub ühest loost teise, see langeks nagu kokku ka selle varpajami töö põhimõttega. Nimelt siin varpajamis siis seda asja kontrollib mingisugune omapärane mateeria. Kujutame ette niimoodi, et siin ei ole mitte rakett, vaid on meil selline taldrik. Nii, mida on meil selle ruumis liikumiseks vaja teha, on lihtsalt lülitada see anomaalne mateeria osa joonisel tähistatud kui negative energy sisse ja siis hakkabki liikumine pihta. Nii et selleks, et hõljuda, siis me saame gravitatsiooni trotsida sedasi, et taldriku alt tekitame nagu ruumi juurde, et isegi kui gravitatsioon meid tõmbab, siis ta ei jõua kunagi meid maani tõmmata, sellepärast et see vahemaa maani järjest kasvab. Ja kui me tahame nüüd ära lennata, siis tõuseme ülesse ja siis liikumissuunaga risti on see mateeria osa siin, siis niimoodi külje peal me siis saamegi hästi kiiresti liikuda, suruda ees ruumi kokku ja taga paisutada. Võimalik äkiline ja kohene kiirendus ka. Siin eesmaa peal panin, et ei ole vaja tõukejõudu ega impulsi vahetamist keskkonnaga. Et tõesti me selle objekti liikumist kontrollime niimoodi, et muudame ruumi, meil ei ole vaja nagu helikopteri labaded suruvad õhku või mingit reaktiivmootorit, mis paiskab meie selja taha mingisugust hästi kiiret osakeste juga, impulsi jäävust meil ei ole vaja. Meil ei ole vaja nagu ära tõugata ennast millestki selleks, et liikuma hakata, vaid me lihtsalt paneme ruumi niimoodi muutuma ja muudkui lendame. See on siis hüpoteetilise lahendi omadus. Võimalik äkiline ja kohene kiirendus, liikumine on inertsi vaba ja see G-jõudu meil ei teki, mulli sees kapsel on paigal, meid ei suruta ketšupiks kokku sellise kiirendusega, võime lihtsalt jälgida rahulikult istuda, me ei tunne midagi. Liftis liikudes või autoga sõites me tunneme, kui hakkab kiirendus, siin istudes me ei tunne mitte midagi. Liikumine hakkab siis, kui mateeria viia erilisse olekusse. Nagu ütlesin, see mateeria on siis siin kuskil äärtel peab olema liikumissuunaga risti. Nendel äärtel, kui me viime mateeria sellesse olekusse, siis energiat kulub selles olekus mateeria hoidmiseks, aga mitte kiirenduse tekitamiseks. Nii et võib-olla saab liikuda niimoodi, et ei ole vaja kogu inimkonna energiatarbimist sellesse manöövrisse panna. Võib-olla on siin ka mingi seos veel taldrikute lugudega, et taldrikud paistsid nagu keerlevad või see on vähemalt siin ümberringi mingisugused, taldriku ümber mingisugused valgused
kuidagi keerlesid, et võib-olla selle keerlemisega tõesti on võimalik seda mateeria olekut natuke kontrollida, paneme ta kiiremini keerlema, siis läheb ta veel sügavamasse negatiivse energia olekusse ja paneb meid kiiremini liikuma, et äkki selle keerlemisel on mingisugune tehnoloogiline tagapõhi, hüpoteetiliselt. Võimalik ülehelikiirus ilma suurema kaasmõjuta, siin on raske sellisel juhul siin toimida, aga ütleme, kui kujutada ette, et selle ruumiga manipuleerides, ruumi kuidagi kõrvale juhtides, siis õhk läheb koos selle ruumiga kõrvale ja me õhuga kokku ei puutu, siis võiks olla ka see, et ei teki lööklainet ja seda kuumenemist. Vaadeldavuse anomaaliad on päris selge, et need peaksid siin tekkima, isegi seda on ka mõnedes artiklites uuritud, et kui meil on niisugune aegruumi konfiguratsioon, siis kuidas valgus siin liigub? Igal juhul ta liigub väga anomaalselt, sellepärast et kuskil on ruum kokku surutud, kuskil paisub, mingid paisuvad taskud võivad siin olla, kus see valguskiir võib pikalt ekselda, enne kui ta sealt välja pääseb. Sama ka radarikiirega, et ei pruugi üldse siis radarikiir radarisse tagasi jõuda ja on mingi selline sigri-migri, millest raske aru saada. Nii, teiseks, et kui me nüüd on vaja mateeriat erilises olekus hoida, siis need väljad, mingi elektriväli, magnetväli näiteks, võivad olla väga tugevad, mõjutada keskkonda ja kui nad ulatuvad siit sellest nagu ka väljapoole ja siin on mingisuguseid õhuosakesi, siis need võivad ioniseeruda ja võib seal olla mingisuguseid virvendusi sellest. Umbes nagu kõrgepingeliinide ümber võib-olla näiks nagu mingeid virvendusi vahest võiks paista. Keskkondade vaheline liikumine võiks ka äkki toimida, tööpõhimõte ei sõltu keskkonnast. Raske nüüd öelda, kas kui nüüd tõesti sellise asjaga läbi mäe püüda sõita, siis mis siis mäest järgi jääb, aga võib-olla veest ja õhust, mis on voolavad, siis nendest nagu saaks sõita küll. Nii et sellised põhimõtted nagu võiksid olla kooskõlas mõnede anomaalsete nähtuste vaatlustega. Ja ma rõhutan, et siin tegemist on siis üldreaktiivsusteooria lahendiga, ehk see on siis midagi, mis vähemalt formaalselt on kooskõlas kaasaja füüsikaga. Aga probleemid muidugi on. Nii, need tulid ka juba varsti ilmliks peale Alcubierre artikli avaldamist, et kui olla siin mulli sees, siis seda mulli juhtida ei õnnestu. Et meil ei ole võimalik saata signaali siia näiteks selle väliskülje peale, kus ruumi kokku surutakse, see lihtsalt sinna ei jõua kohale, kuna mingis mõttes on siin nagu takistus sees, et ta ei jõua kunagi selle kokkusurumise tõttu, ta ei jõua kunagi välispiirini. Et kuidas siis ma seda juhin? Sõita ju saaks, kui keegi vastu võtab, et me läheme mulliga teatud kindlat trajektoori pidi, kus on mingisugune vastuvõtja, kes siis, ütleme, selle mulli generaatori välja lülitab. Teine probleem on see, et ruumi kokkusurumine tekitab vastutulevale kõikidele osakestele ja kiirgusele sininihke. Kõik osakesed, mis siin ees on, pärast ruumi kokkusurumist saavad suure energia. Võib-olla kujutad ette niimoodi, et kui valgus on mingi laine, nii, aga surume ruumi kokku, siis enne, mis oli selline rahulik, hästi pika lainepikkusega, siis see muutub selliseks peale surumist. Ja teate, käitub niimoodi, siis tal on suur energia, ta ei ole enam valgus, ta siis on juba ultraviolett, röntgen või lausa gammakiirgus, mis on väga hävitav. Nii et kes istub siin sees, see siis saab kohe kiiritada ja ega tal pikka elu ei ole. See on umbes niimoodi, kui suvel metsa vahel sõita rattaga ja suu on lahti, siis sääsed ka tulevad suhu, et kõigega, mis on ees, siis saab nagu pihta, ei ole meeldiv. Kui suu kinni panna kuidagi, siis need sääsed lähevad kõrvalt mööda, aga kui suu on lahti, siis võib satika endale kurku saada. Nii, aga
siis sellele kriitikale tuli kohe ka varsti vastus Jose Natario, Portugali füüsik, et tema sai aru, et see ruumi kokkusurumine, paisumine pole vajalik. Võib ka nii, et ruum surutakse liikumise teelt eest ära külgedele. Et noh, siis see pilt peaks kuidagi muutuma, et me läheme nagu mitte läbi ruumi, vaid seda ruumi kõrvale surudes, et see ruumi rakukene, see ei tule mitte, siis ei suruta kokku, ei tule siia, vaid et venitatakse välja ja ta läheb kuidagi ruumi rakukene, jõuab nii ümbert ringi. Et me selle mulli sisse tekitame ruumi juurde ja kõik ülejäänud ruumi surume kõrvale ja läheme niimoodi edasi. Et see on ka formaalselt, selle saab niimoodi matemaatikas kirja panna ja lahend endiselt siis kehtib või et see on siis uus lahend, Natario lahend. Et mõnedes probleemides saab nagu üle, aga põhiprobleem on nüüd järgmine. Et selle varpmulli konfiguratsiooni tekitamiseks on vaja tohutus koguses negatiivse energiaga mateeriat. Et see negative energy, see on siis mingi aine või mingi aine mingis olekus negatiivse energiaga. Probleem on selles, et tavaline mateeria on alati positiivse energiaga. Vähemalt klassikaliselt ja ainult kvantmehaanika lubab vähesel määral ka negatiivset energiat. Noh, see on järgmise slaidi teema, aga siis probleem on see, et kuidas viia aine sellisesse olekusse, et niisugune mull hakkaks liikuma. Et see ei ole meile tuntud nagu seisund ainel. Muidugi Alcubierre puhul saab kohe näidata, et kui on selline skeem, nagu tema pakkus alguselt, siis meil on vaja palju negatiivset energiat, seda negatiivset energiat on vaja isegi rohkem kui kogu nähtavas universumis positiivset energiat. Nii et täiesti lootlusetu, absurdselt võimatu olukord. Aga hiljem mõned siis teoreetikud on pakkunud, et teeme natuke ümber, teeme, et need mulliseinad ei ole nii õhukesed, vaid on paksemad ja siis saab seda konfiguratsiooni natuke optimiseerida. Aga ikkagi see lõpptulemus praegu on, et eksootilise mateeria vajadus on vältimatu, meil on vaja seda negatiivset energiaga mateeriat. Et väga palju artikleid siin aastast umbes 2020 või 2021 ilmus enne seda Santiago Schusteri ja Visseri artiklit, mis pakkusid erinevaid konfiguratsioone, tegid seal matemaatilisi trikke, aga üldiselt nii ja naa entusiastid ebaõnnestusid, kehtib teoreem, et me ei saa ilma eksootilise mateeriata sellist konfiguratsiooni luua. Nii et ühtepidi on ta siis lahend olemas, teistpidi on ta vajab mateeriat, mida me ei tunne. Vaatame seda lähemalt. Et siis küsimus on see, et negatiivne energiatihedus. Et ühtepidi energiatihedus ja rõhk sõltuvad vaatleja liikumisest. Ja seal Alcubierre juba arutas, et energiatihedus on negatiivne ja siis mõned teised leidsid, et aga me teeme natuke asju ümber ja siis energiatihedus ei ole enam negatiivne ja kõik on hästi. Aga probleem on selles, et energiatihedus ja ka rõhk, mis kaasas käib, need sõltuvad vaatleja liikumisest. Et mis on ühele suur energia, see on teisele väike ja nii edasi, et noh, liikumisega käib kaasas energia, kui me istume auto peal, siis see autoenergia on ju meie suhtes 0, aga kui me oleme tänaval, siis tema on päris suur ja positiivne. Nii, ja selle tõttu füüsikas ammugi räägitakse rohkem energiatingimustest, mis on midagi, mis kehtib kõikide vaatlejate jaoks. See on siis selline võrratus, mis ütleb, et mitte energiatihedus pole positiivne, ei tohi olla positiivne alati ja rõhk, vaid et teatud kombinatsioon nendest, arvestades kõiki vaatlejaid. Nii et hulk entusiastlikku tööd läks sellega nagu aia taha, et tegelikult füüsikas peab rääkima mitte sellest relativistlikus füüsikas, mitte lihtsalt energiatihedusest, vaid nendest energiatingimustest, mida ma siin matemaatiliselt kujutlema otseselt ei hakka. Aga see aspekt on oluline. Nüüd, kuidas neid energiatingimusi rikkuda? Kvantsüsteemid.
võivad energiatingimusi piiratud ruumalas rikkuda ja näitid on Casimiri efekt ja muljutud olekut kvantoptikas. Et siin joonisel püüan siis näidata Casimiri efekti, mis on teoreetiliselt ennustatud kvantteoorias 40ndatel aastatel ja katseliselt kinnitatud 80ndatel aastatel tõesti eksisteerib. Nimelt kvantteooria järgi tühi ruum ei ole päris tühi, seal on alati täis mingisuguseid kõikvõimalikke laineid. Lühikese lainepikkusega suure energiaga ja pika lainepikkusega siis madalama energiaga, et liidame kõik võimalused kokku. Ja siis on see meie vaakumenergia. Aga nüüd, kui on kaks plaati, siis siia vahele teatud pikad lained enam ei mahu. Nii, et kaks elektrit juhtivat plaati ja siia plaatide vahele pikad lained ei mahu. See tähendab, et neid lained, mis siin plaatide vahel on vähem kui neid, mis on plaatidest väljaspool. Ja see tähendab ka, et kui me nüüd kõikide lainete energia kokku liidame, siis plaatide vahel seda energiat on vähem kui plaatidest väljaspool. Plaatidest väljaspool on see energia nullnivoo kõrgemal ja plaatide vahel on see energia nullnivoo madalam. Ehk kui me loeme nulliks selle plaatidest väljaspool oleva nivoo, siis plaatide vahel on negatiivne energia. Niimoodi saab argumenteerida. Casimiri puhul siin on veel ka teatud jõud mängus, et need lained, mis on väljaspool, need suruvad plaate kokku, seda saab mõõta, et siin ei ole nagu jõudude tasakaalu, siin vahel on väiksem jõud kui väljaspool surub neid. Nii et selline nähtus on olemas ja see põhimõtteliselt negatiivne energia võiks ju olemas olla kvantsüsteeme kasutades. Aga sellel on ka omad piirangud, nimelt Ford ja Roman 90ndatel näitasid, et need kvantenergia tingimused, need lubavad negatiivset energiat siis, kui seal kõrval on natuke positiivset energiat ja rohkemgi. Et kui nad on lähestikku, siis on meil natuke negatiivset energia ja siin kõrval rohkem positiivset. Nii. Aga kui nad on üksteisest kaugel, siis selleks, et saada siit negatiivset energiat, meil on vaja kuskil kaugemal palju rohkem positiivset energiat. Ühesõnaga, asjad on tasakaalus ja väga suurt negatiivset energiat me lubada ei saa ja tõenäoliselt see hakkab meil takistama ka oma varpajami ehitamist, kui me isegi püüaksime kuidagi kvantasjandusega läheneda. See kõik ei takista tegemast ka eksperimentaalseid uuringuid. Isegi saada raha selle jaoks. Et näiteks on nüüd palju reklaami ja kuulsust saanud insener Harold White, kes sai NASA käest granti, et seal tema NASA uurimislaboratooriumites teha katseid varpefekti katseliseks kontrolliks. Siin on umbes selline füüsikalabor, nagu ta seal kasutas. Siin on ta ise katseid tegemas, uurimas ja siin on need eksperimendiseadmed veel natukene lähemalt. Et mis oli see idee? Idee on selles, et kui me võtame, et kas me saame ruumi nii palju mõjutada millegiga, viime mateeria erilisse olekusse, saame mõjutada nii palju, et meil oleks võimalik tuvastada, et laserkiire teekonna pikkus muutuks. Ühesõnaga, et kui me saadame laserikiire siit ühes suunas ja teeme ka risti suunas ja selles ühes suunas tekitame tugeva elektri välja, tekitame selle positiivse energiatihedusega piirkonna sisse sinna, kas sellega see kaugus muutub, kas me suudame mingisugust seda ruumi pikkust mõjutada sellega. Idee on selles mõttes arusaadav. See sama põhimõte on ka muide gravitatsioonilainete detekteerimisel, millest ma varasemas loengus rääkisin. Nii, Harold White ise lootis, et sellest tuleb Chicago Pile moment, ehk see oli hetk aastal 1942 minu arust, kui esimest korda näidati, et on võimalik siis radioaktiivset ainet kuhjates saada mingit energiat kätte.
et no millest hiljem arenes aatomipomm, kus siis tekkis reaktsioon, kus sai palju energiat kätte, aga selleks, et kas või natukenegi saada, siis selle eelkäija oli siis paar aastat varem see eksperiment Chicagos. Nii Harold White lootis, et tema saab ka näidata, et on võimalik mateeriat mõjutades muuta ruumi niimoodi, et mingisugused pikkused seal muutuksid. Aga paraku pärast kõiki analüüsi on tulemus ebakindel, sellepärast, et kui ta tekitas sinna tugeva elektrivälja, siis see elektriväli hakkas ühes selles laserikiire teekonna peal ka õhku soojendama ja see õhu soojendamine võis juba tekitada siis need mõõtmistulemused, mida ta lõpuks seal mõõtis. Et kui on teada, et on õhutemperatuurist sõltub ka mingisugused murdumisnäitajad, mis kõik mõjutavad nii peeneid asju, nagu siin oli. Aga nüüd tore, et kogu see teema, varpajamid, ei ole olnud ka ilma siis eksperimentaalsete uuringuteta. No, ega ma muidugi ei tea, võib-olla kuskil päris USA kaitseministeeriumi või kuskil Hiina laboratooriumis on tehtud päris uuringuid, mida nad ei avalikusta, aga selle kohta on võimalik infot saada. Nüüd ma muudan natuke teemat, räägin ka varpajamite sõsarlahendist, aegruumi ussiaukudest, et see teema niimoodi tervikuna kokku võtta. Ussiauk on tunnel, mis ühendab aegruumi kahte piirkonda, mingis mõttes nagu umbes siin, et meil on üks ruum, aga siis on teatud selline tunnel, mis läheb nende vahelt nagu otsetee. Et sellel on omad eelkäijad, Einsteini-Roseni sild, kus on mingi musta augu ja valge augu kombinatsioon. Ja need ussiaugud olid ka minu eelmises loengus, kus rääkisime üliväikestest aegruumi piirkondadest. Seal oli juttu sellisest mõistest nagu kvantvaht, siis et kui vaatame aegruumi hästi lähedalt, siis selliseid augukesi, selliseid tunneleid võiks olla väga palju. Aga nüüd asi läks siis põnevaks, huvitavaks paar aastat varem kui varpajam, et siin Michael Morris, Kip Thorne ja Ulvi Jurtsever aastat 1988 pakkusid välja ka siis üldreaktiivsusteooria raames võrrandite lahendi, mis sellist tunnelit tõepoolest ka kirjeldab. Et siin see on siis läbitav ussiauk, läbitav selles mõttes, et siin ei ole mitte midagi, nii nagu Einsteinil oli, et kaks must ja valge auk, vaid et see on läbitav, see tunnel on, ütleme siis, mingi aparaadi või inimese poolt läbi mindav, edasi ja tagasi saab käia poole sündmust horisonti, ei ole nii, et lähed läbi ja siis jäädki sinna, ja ka loode jõud, ühesõnaga, nagu musta augu ümber on sellised jõud, mis jalgu tõmbavad kiiremini kui pead, kui jalad ees sisse kukkuda. Et selliseid jõude ei ole ka niisugusi, mis mõjuksid tapvalt. Ja väga tore on see, kuidas nad alustavad seda füüsika tippeajakirjas Füüsika Review Letters olevat artiklit, et tavaliselt füüsikateoreetikud küsivad, et millised on füüsikaseadused ja mida need seadused ennustavad universumi kohta, siis selles artiklis nende eesmärk on küsida, et milliseid piiranguid füüsikaseadused panevad siis arenenud tsivilisatsiooni tegevustele. Et kui meil on füüsikaseadused, meil inseneeria pole probleemiks, siis mida me saame teha? Kas me saame ehitada sellise tunneli ühest punktist teise minekus niimoodi kiirkorras või otseteena? No kuhu nad välja jõudsid, on see, et tunneli ümber on negatiivne energia jällegi vajalik, täpselt samamoodi nagu sellel varpajamil, et siin kuskil keskel peab olema mateeria, mis on selle negatiivse energiaga, kus energiatingimused on rikutud. Eks neidki innustasid teatud võib-olla teadusliku fantastika, teosed ja filmid ja nii edasi. Vahe on ainult selles, et kui Stargate seriaalis või Interstellari filmi, siis kuskil on
on mingid ussiaugud, mis on sellised tasapinnalised. Lülitad sisse mingi rõngas, see tõkkib mingi koht, kus siis saad läbi minna, siis see auk, millest nemad räägivad, on niisugune sfääriline, hüppad sinna sfääri sisse ja siis teisest poolt tuleb nagu sfäärist välja. Natuke imelik, aga muidu põhimõtteliselt see, jah, jällegi teoreetiline füüsika siin, mitte ainult fantastika. Et me võime teoreetilises füüsikas küsida selliseid küsimusi, mis piirnevad fantastikaga ja uurida, kui võimalikud need on. Nende lahendite puhul on siis üks probleem on see jällegi negatiivse energia probleem, teine probleem on see, et on võimalik luua, mida füüsikud nimetavad kinnised ajasarnased kõverad, mida mööda liikudes valguse kiirust ei ületa, aga mis viivad tagasi samasse punkti ajas ja ruumis. Et kunagi näitasin musta augu lähedal, on siis ruumisarnased ajasarnased on see, et mida me kõik harrastame, me liigume ajas edasi. Ja ajas läheme edasi ja sattume samasse punkti ajas ja ruumis. Et tegemist on siis nagu ajamasinaga, et me ei saa küll minna kui tahes kaugele minevikku, aga vähemalt enda minevikku me saame minna. Nii, ja kuidas selle ussiauguga niisugust ajamasinat teha, on siin väike joonis. Meil on 2 ussiauku, mis on üksteisega ühendatud ja üks on siis A ja teine on B ja siin on kujutatud, A on paigal, et siin on siis kell, mis kas siis minuteid, tunde või mida ta siin mõõdab, pole nagu tähtis. Alguses on ta oma paarilisega samas ajas, aga kui nüüd seda teise augu suuet viia, liigutada edasi mingi kiirusega, siis nende ajad hakkavad erinema. Et see on nagu kaksikute paradoks, et kui kaksik hakkas liikuma raketiga, siis ta jäi nooremaks kui see, kes jäi maa peale. Ja sama juhtub ka nende 2 ussiauguga, et see üks auk siis, nad ei ole enam niimoodi ajaliselt sünkroonis. Et selle teise augu aeg jookseb siin, on teatud sellise viivitusega, et kui esimesel on kell 3, siis teisel on alles 2:30. Aga ometi, mis siis on ühendatud, on need augud omavahel siin. Sama hetkega, sama oma kellaaja hetkega augud on ühendatud. Nii, kuidas saab liikuda, et ütleme kell 2, ma astun august, tähendab kell 2, olen augu üks juures, hakkan liikuma, võtab siin pool tundi, et jõuda siis teise auguni, astun siis teisest august sisse ja olen alguspunktist tagasi, aga see alguspunkti kellaaeg on juba 2:30, nii et kõik on korras. Aga nüüd me veel trikitame selle teise auguga ja teeme veel suurema ajavahe. Ja siis kell 6 ma hakkan liikuma, liigun siia teise augu suudmeni. Nii, ja teise augu suudmes on alles tema selle teise augu aega arvestades kell 5. Astun sisse ja satun oma algpunkti kell 5, mis on tund aega varem, kui ma teel alustasin. Nii et tekib nagu siis kinnine kõver, ma iga kord liigun ajas ainult edasi, ma ei lähe ajas tagasi nagu Teneti filmis, vaid ma lähen ajas edasi ja satun samasse paika, kus ma teel asusin. Ja siis muidugi lähevad kõik fantaasiad vallali, et kuidas ma kas siis karmimal juhul tapan ennast ära, ei lase ennast minna sinna ja siis, kui ma olen ennast ära tapnud, siis ma ei saa ju tulla minevikku ja ennast tappa või mingil juhul on siis kas siis vanaema või vanaisa ei lase neil kohtuda või selle kohta on nii palju filme ja kõik te teate, mis siis ajamasina puhul probleemiks see on. Aga nüüd, mis siis füüsikud teevad? Füüsikud püüavad seda kuidagi siiski, et kuna see ei ole põhimõtteliselt võimatu, üldrelatiivsusteooria sellist käitumist lubaks, siis püüavad nad seda kuidagi lahendada. Näiteks Sergei Novikov ütleb niimoodi, et ainult need lokaalsed lahendid on võimalikud, mis on kooskõlalised globaalse lahendiga. Et ei ole võimalik niimoodi, et ma ükskord lähen siis ja tapan ennast ära ja siis mind ei ole ja siis ma ei saa minna ja siis ma ei saa ennast tappa,
et kõik peab olema kuidagi kooskõlaline. Aga et kuidas see juhtub, noh, selle kohta muidugi head ideed ei ole. Stephen Hawking ütleb, et see kronoloogia või ajaline käitumine peab olema kaitstud, et kui me teeme katse luua ussiaugust ajamasinat, et siis peaks tekkima kvantväljade mingisugune ebastabiilsus, mis selle ussiaugu ära rikub. Ühesõnaga, niisugust olukorda ei tohi tekkida, et midagi peab olema füüsikas, mis astub vahele ja rikub selle mõttelise eksperimendi ära. Noh, et ühesõnaga, see saab olla mõtteline eksperiment, mitte päris eksperiment, sest et see tunnel siin näiteks kukub kokku või midagi. Aga jällegi, kuidas see toimub, seda ei tea ja see on siis jällegi võimalik arutleda ja püüda mõelda, arvutada midagi, kuidas see siis võiks olla realiseeritud. Matt Visser pakub välja ka, et veel 2 varianti, et kas me peame sellest põhjuslikkusest loobuma, et kirjutada füüsika fundamentaaltasandil ümber üldse niimoodi, et sellist põhjuslikkuse printsiipi või kausaalsuse printsiipi ei oleks, et kõik olekski niimoodi vaba, saaks ka lennata ja muudkui muuta tulevikku ja minevikku ja kõike. Või siis, et füüsika on väga igav, et sellised ajamasina lahendid on mittefüüsikalised, jällegi, mis see mittefüüsikaline nüüd tähendab siin, miks ta on mittefüüsikaline, jääb lahtiseks, aga ühesõnaga diskussioon nagu mingis mõttes siin käib selle paradoksi ümber, mis ussiaukudega seoses välja tuli ja tegelikult samamoodi, nii nagu ussiaukude puhul, ühtne joon on, et mitte ainult negatiivne energia, vaid ka see ajamasina paradoks kehtib samamoodi ka varpajamite korral. Nii et hakkame kohtusi kokku tõmbama, arutelud teoreetilises füüsikas, et kuidas me niisugust imelike lahenditeni oleme jõudnud, et me oleme võtnud Einsteini võrrandid, üldrelatiivsusteooria põhivõrrandid, aga lahendanud neid nii-öelda valest otsast, et me oleme postuleerinud, et meil on teatud geomeetria, see tähendab seda, et meil on mingisugune konfiguratsioon, kus ruum surutakse kokku ja see paisub ja siis see mull liigub edasi või meil on ussiaugud seal. Et postuleerime sellise geomeetria, siis uurime, milline võiks olla mateeria, mis seda geomeetriat tekitab. Noh, tavaliselt käitutakse vastupidi, et meil on teada, et mingisugune mateeria, näiteks täheollus või mingisugune tolm, mis on galaktikas ja siis uurime, millist geomeetriat see tekitab ja nüüd me siis käitume vastupidi ja siis pole väga imelik, et me saame väga kummalisi tulemusi. Saame näiteks negatiivse energiatiheduse, mis on väga eksootiline, mida meil ei ole kuskil klassikalisel tasemel või makroskoopilisel tasemel õnnestunud realiseerida ja siis küsime, et kas see on nüüd võimalik. Samuti on teemaks siis, et mis staatuses on need energiatingimused, et võib-olla need ikkagi ei ole nii põhimõttelised ja välistavad. Et kuigi me ei tea ühtegi sellist makroskoopilist mateeria olekut, mis energiatingimusi rikuks, siis ei tähenda, et seda ei oleks võimalik saavutada. Ja teine küsimuste ring on see, et kui liigume valguse kiirust ületamata, aga ometi valgusest kiiremini, surudes siis ruumi kokku nagu varppajam või siis tekitades ussiaugu ja hüpates ühest ruumipunktist teise, siis võivad tekkida kinnised ajasarnased kõverad, ajamasin, seda ka siis nii varppajami kui ussiaukude korral ja mida nendega ette võtta, kuidas lahendada paradoksid põhjuslikkusega, on siis teemaks. Aga nüüd hakkame tagasi tulema nende anomaalsete nähtuste juurde. Nüüd oletame, et varppajamid on realistlikud, sest me nägime, et mingid objektid siin kuskil radari ekraanil hävituslennukist vaadatena käituvad niimoodi või eks neid vaatlusi on rohkem, aga piirdume sellega, mille kohta meil on siis empiirilised andmed olemas. Võib-olla andmed on kindlasti rohkem, aga mitte avalikult, nii, kui on. Et kui nad on realistlikud, siis mida me siis peame tegema oma füüsikaga? Et kas üks variant oleks, et muuta gravitatsiooniteooriat, et see üldrelatiivsusteooria, mis on enam kui 100 aastat töötanud, see ei ole lõplik teooria, selle asemel peaks olema midagi keerukamat.
ja see, et mida siin asemele panna ja mis see võiks olla, sellest on mitmed minu varasemad loengud olnud, nii et selle kohta ei ole vaja motivatsiooni tuua, see oleks teoreetikutel väga suur meeldiv siis olukord, kui oleks võimalik luua mingit uuemat teooriat. Noh, tuumaenergia, tuumaaine ja kõik need sellised probleemid, mis võiksid viidata, et üldradioaktiivsusteooria pole lõplik ja kõige teooria. Ja siis selle uue modifitseeritud gravitatsiooniteooria raames saaks äkki neid varpajameid ka kuidagi mõistlikumal viisil koostada ilma selle suure negatiivse energiatingimusi rikkumata. No oleks võimalik muuta varpajami definitsiooni, ma ei tea, palju see siis annaks, kui me nüüd midagi seal veel muudaksime, võib-olla õnnestub kuidagi optimiseerida, leida mingisugune alternatiivne lahendus, noh selle üle ka on mõnikord artikleid, aga see läheb üsnagi matemaatiliseks ja raske öelda, kui palju seal tegelikult sisu taga on. Võimalus oleks muuta energiatingimusi või hinnangut nende kehtivusele, millest ma rääkisin, et äkki see siiski, äkki ongi mingisugused anomaalsed mateeriaolekud võimalikud, mida saaks kasutada, et seda varpajamit siiski luua. Või neljas variant on appelleerida makroskoopilistele kvantefektidele, see Casimiri efekt ja ka need muljutud olekud seal kvantoptikas, need on ikka väga väikesed, selleks, et nende baasil teha päris varpajamit, no raske, aga äkki siiski võimalik viia. Ja viimane on, et siis võib-olla me siis lubame neid kinnisi tänasõnaseid kõveraid, lubame ajas rändamist, noh, hüpates nüüd kohe ka nende tundmatute lendobjektide puhul, et kust nad tulevad, et mõned arvavad, et tulevad tulevikust, noh, võib-olla siin ongi kõik kooskõlas, et inimkonna tulevikust, miks need olendid on siis nii meie sarnased, 2 silma ja pea ja käed ja kõik jalad, sellised kahejalgseid ja 2 käega olendeid on vähe, äkki ongi inimesed tulevikust, aga no see on niisugune spekulatsioon, mis tegelikult ei kuulu minu ampluaasse. Aga nüüd siis võimalik kokkuvõte, mida sellest loengust kaasa võtta, on see, et esiteks üldradioaktiivsusteooria lubab mõnes mõttes varpajami konstrueerimist, aga kui seda konstrueerida, siis see nõuab eksootilist ainet. Ja selle eksootilise aine saamine ja hoidmine, tekitamine ei pruugi olla praktiliselt võimalik. Aga no, välistada ei saa, et mingis mõttes, et me ei ole päris, kui me püüame kirjeldada neid tundmatuid lendobjekte, siis päris välistatud need meie tänapäeva füüsika arusaamadega ei ole. Me ei ole samal tasemel, nagu oli Aristoteles võib-olla neid vaadeldes. Me ikkagi millelegi juba pihta võib-olla saame. Ja et tõesti, et kui teoreetiliselt oleks varpajami moodi ruumi muundav selline konfiguratsioon või objekt võimalik, siis see annaks äkki seletuse nendele tundmatute lendobjektide nähtuste 5 veidrale omadusele. Gravitatsioonivastane tõstejõud, äkiline ja kohene kiirendus, üleheli kiirus ilma gaasmõjuta, ilma lööklaine ja hõõrdumiseta, kehv vaadeldavus, miks neid hästi pildile ei jää ja radarisse ei tule, ja keskkondade vaheline liikumine õhust vette ja kosmosesse. Aga nüüd, kui vaadata neid arenguid siin selle ümber, siis ühelt poolt nii teoreetilises füüsikas, kus tõesti tegeldakse üldradioaktiivsusteooria lahenditega, ja teiselt poolt need vaatlused, nagu ma siin viitasin, see ajakirjas Entropy ilmunud artikkel ja edasi, et mingi selline stigma võib-olla on hakanud mööduma, et need tundmatud lendavad objektid on äkki tulemas teaduse huvi orbiiti, kes teab, kas nad on, uurida võib, teoreetiliselt vähemalt, kas siin midagi taga on, lugude taga, noh, näeme, kui kaugel me oleme sellest sündmusest, mis omal ajal, või sündmuse analoogist, mis meteoriitika tegi teaduseks. Võib-olla see tuleb homme ja võib-olla ei tule kunagi.
aga siia lõppu, mis siis pakuks on, kes on huvitatud nendest teemadest, siis enamasti füüsikute poolt kirjutatud väga põhjalik ülevaade nendest tundmatutest lendnähtustest koos viidete ja ülevaatega, mida on teinud Ameerikas, Hiinas, Venemaal, Brasiilias, nii edasi, siis võib vaadata seda internetiviidet siin. Ja sellega minu poolt kõik, tänan teid ja loodetavasti kohtume uute teemadega mõnel järgmisel korral. Aitäh!